No tšau. Brüsselis käidud nagu naksti. Tegelikult ööl vastu eilset juba jõudsin tagasi. Aga eile olid loengud. Ja ma olin ka suhteliselt läbi ja ei jõudnud tulla teile tere ütlema. Sellega Brüsseliga oli muidugi see asi ka, et ma nagu enne kujutasin ette, et ma jubedalt vlogin ja näitan, ma ei tea, hotellituba ja teen igast asju nagu ikka reisivlogi ja nii, aga lõppkokkuvõttes oli niimoodi, et me ühel hommikul jõudsime, Tallinnas sain öösel Randu sõprade juures olla ja siis hommikul vara sõitsin lennujaama ja tegelikult sellest hetkest oli lihtsalt go, kuni ma siis ööl vastu eilselt mingi 2 paiku koju tagasi jõudsin, et see 2 päeva. Mul ei olnud sellist hetke, kus ma oleks põhimõtteliselt üksi olnud, selles mõttes, et ka toas ma jagasin tuba ja siis ma ei hakanud seal nagu väga filmima ja polnud nagu võimalust vestelda nii-öelda. Aga põhimõtteliselt oli jah selline tööreis, et selle sama Pärnumaa naisettevõtjate toetusseltsi nii-öelda kaudu mina seal käisin. Tutvustasime siis seda seltsi nii-öelda ja tutvusime ise mingite asjadega ja ma just eile emaga arutasin, et see on vist nagu nõukogude ajast jäänud selline nagu tunne, et välismaal peaks kõik olema nagu parem, et alati kui kuskile välismaale lähed, mina ei reisi ka mega palju enne, aga jah, nagu et see vibe on selline, et välismaal on kõik nagu parem ja kõik on rohkem ja kõik on nii edasi, et siis hea meel oli koju tagasi tulla ja mõelda nende asjade üle, et tegelikult on meil siin ikka väga paljud asjad paremini, isegi ma ütleks. Aga muidugi see reis oli väga huvitav, seltskond oli hästi tore ja nüüd on natukene lihtsalt vaja, mul pole aega olnud, et maha istuda ja mõelda järgi selle üle, mis ma seal nägin ja tegin, aga jah, nüüd jooksengi edasi, et saime linna natuke vaadata, saime söömas käia mõnes kohas, saime nii-öelda Europarlamendiga seal tutvuda, eks ju, selle töökorraldusega ja kindlasti selles mõttes kasulik käik oli. Aga eile jah, siis läksin loenguid andma kohe ja täna on siis ka sõidan loengusse. Et meil on nii-öelda viimane loeng selles osas, et üks loeng on veel nende gruppidega, aga siis on nagu lõpuettekanded. Et täna on siis viimane selline loeng, kus mina siis saan oma mingisuguseid teadmisi edasi enda kogutud teadmisi. Et mul on, eile ma olin väga väsinud, aga eile oli jälle selline loeng, et energiat tuli rohkem kui läks, ehk et tore oli ja ma usun, et täna saab ka olema vahva ja mega kiiresti. Kõik asjad lähevad mega kiiresti, mul see nädal on selline, et ongi hästi palju igasuguseid asju ja nüüd ongi, kui ma sealt loengus ära käin, siis ma hakkan organiseerima neid asju, et õhtul on siis Pesamuna sünnipäevapidu mängutoas. Et mängutuba on bronnitud ja teeme musoonikus, ma ei tea, kes Pärnust on, võib-olla teavad, see on selline tore, hea, siuke erinevates vanustes lastele sobib ja hästi vahva naisterahvas on, kes veab seda seal ja hinna ja kvaliteedi suhe on ka nagu hea. 3 lastelistele peredele on siis veel mingi soodukas. Et nii palju kui lapsed on ka tahtnud, nii palju ma olen seal teinud, et mulle meeldib. Ja siis ma pean nüüd lihtsalt välja mõtlema seda, et kuna tort on tellitud, et mida siis veel laua peale panna. Ja
ma ei tea, mis teie panete laste sünnipäevapidudel laua peal. Tavaliselt neil ei ole ju seal aega eriti süüa nii-öelda midagi. Et mõtlesin, et esiteks ma tellin Stefanist mingi hunniku pitsasid. Lisaks on see, et pesamunal on lasteaia viimane aasta, mis tähendab, et ka ikka terve rühma kutsusime, aga kunagi ei tea tegelikult palju sealt tuleb. Kõik muud sõbrad, aga igastahes ma mõtlen, ma tellin mingi 5 pitsat Stefanist ja siis torteks ja siis ülejäänud, ma arvan, on siuke nagu näputoit, et ma ei hakka mingit salatit tegema, et nad saavad lihtsalt mööda minna haarata. Mingeid puuvilju, viinamarju, võib-olla mingit juustu, popcorn kindlasti läheb alati hästi. Et ühesõnaga jah, mul on muidugi veab ka sellega, et mul on vanaemad on hästi aktiivsed alati. On see, et mis me kaasa võtame ja siis on lihtsalt see küsimus, et me peame natukene mõtlema seda, et koordineerima ühesõnaga, et ei ole lõpuks seda, et ema võtab viinamarju, em võtab viinamarju ja mina võtab viinamarju. Ehk et ma pean nendega läbi rääkima natukene ja paika panema, mis võtame. Aga jah, tänu sellele jälle pea laiali otsast täiesti. Ma seda laupäeva sel nädalal ootan väga, kui saaks lihtsalt magada hommikul. Lihtsalt puhata ja natukene siuke, tahaks juba seda natuke pingelangust sellist, et ei ole vaja rapsida ja teha väga palju asju. Aga nüüd ma jõudsin siia töö juurde kohale. Mul on aega üle poole tunni tegelikult loen, kuni mul läheb 15 minutit, et materjalid, meil on mingid õppevideod ja asjad, väiksed slaidid ja et need kõik võtta nii-öelda lahti. Aga jah, mul on kuidagi heegeldamine on käest täiesti väljas, et ma üldse unustasin maha, praegu oleks saanud rahustamiseks natuke heegeldada. Aga ma mõtlen, mis ma teen. Natuke mõtlen elu üle järgi, võib-olla ma võtan kohvi. Ja siis teeme selle loengu ära ja vaatame, mis edasi saab. To balance it all out, I have crumbs all over my kitchen counter. My bagel just popped out of the toaster, and I have so many updates for you guys. No tšau, laupäevahommik. Ma näen välja täpselt selline, et meiki ei ole ja peapesupäev on täna õhtul või homme. Aga üldse ma lihtsalt vedelasin, ma olen nii läbi sellest nädalast, see oli nii väsitav nädal mu jaoks. Aga nüüd tüdrukud tahtsid, et me ühesõnaga minna kaupamajasse Apollosse ostma oma sünnipäeva rahade eest mingid meisterdamise asju ja raamatuid ja värke. Ja siis ma mõtlesin, ma pean, või sain nagu motivatsiooni, et teha korda oma scrapbooking asjad. Et nüüd ma otsin neid siin kokku ja siis ma mõtlesin, et ma sorteerin neid, panen ära, hakkan tegema oma junk journalit, mis ma olen hästi ammu nagu tahtnud teha. Fotoalbumit ka teen väga tublisti, jätkuvalt suur aitäh sellele inimesele, kes mulle saatis selle. Mul on vaja nüüd mõned pildid jälle välja lasta, et sinna panna. Aga junk journal on nagu selline asi, mida ma niimoodi täitsa suvalt hakkan tegema, lihtsalt selline käsitöö, selline, ma ei tea, ongi selline rahulik, teraapiline, kleebin mis tahan, teen mis tahan. Mõtlesin, panen mingi YouTube'i videod peale. Praegu hetkel telekas otsustas, ta ei taha mulle näidata YouTube'i videosid. Ma ei tea, hommik otsa on selle Teliaga mingi kamm. Aga jah, selline kaustik sellest Apollos sain. Siin on lihtsalt sellised tühjad lehed. Ja siis ma hakkan seda täitma. Ja esimene asi, mis ma tahan teha, on sellest Brüsselis käigust paar lehekülge
et lasin välja mõned pildid ja siis ma lasin välja, teen mingid leheküljed meie tänasest käigust lihtsalt, et see albumi või junk journal ei olegi mõeldud nagu mingiteks, ütleme, sorteeritud mälestusteks, vaid lihtsalt kui tuleb tunne, siis teed, onja. Et tüdrukud valisid siin mingeid asju endale Apollost. Panen selle, siis käisime, tegime jälle selles automaadis pilte. Brüsselis, kui Starbucksis käisin, sellest paberkotist lõikasin selle välja, selle kleebin sinna sisse. Ja üks asi, mis ma veel tahan teha ära, on see, et mul igast klepekaid on selleks junk journali värgiks ja ma tahaks nüüd ühte sellesse vihikusse. Ja ma otsisin ühte sellist vihikut, kus kõiki klepekaid koos hoida, aga Apollos ainult sellise pildiga. Nii et, aga see on jah, need mitte siukse paberiga, et kleebid oma klepekad siis siia kokku. Ja siis siit saad nagu võtta, et kleebin oma kleepekad siia kokku, teen paar lehekülge seda junk journalit, üldsegi sorteerin asju. Ostsin veel Jyskist siukse korvi tegelikult. Ma tahan riputada selle ette, kui uksest sisse tuled nagisse, et kõik toasussid sisse panna. Ma tean, on need toasussi, kuhu käivad nagu need ostetud toasussid, aga mul on toasusse nii palju. Mõtlesin, et panen kõik sinna sisse, et kui keegi külla tuleb või isegi vaata kodust ära lähed, paned sisse, sest praegult on niimoodi, et mul on osad on all, osad on üleval, siis kui vaja on, jälle ei leia. Et jah, aga nüüd ma kõigepealt teen teleka restardi ja siis hakkan sorteerima. After, but it was just still too sunny and hot, so we're like, okay, let's just go home, put our stuff away, chill for a second, and then meet back up in like an hour when it's cool down. I've been so thirsty. I need some water. No nii, see esimene lehekülg sai valmis nüüd.
ma ei tea, kas ma olen päris rahul, võib-olla ma lisan siia veel midagi, aga siia ma panin siis Brüsseli resikohta, on ja see pissiva poisi kuju juures, mis on seal täielik siuke maamärk. Siis lennusõidul tagasi oli hästi äge, tegelikult siin pildi pealt pole üldse aru saada, aga ma mälupildis mäletan. Siis me hästi paljudes kohtades käisime vastuvõttudel, nii-öelda istumistel. Ja siis Starbucksis käisin. Sealt ma tõin ühe hästi ilusat tassi poisile, see on sellepärast mul meeles. Need lilled ja linnud on sellepärast, me käisime ühes pargis. Ja see puu, me käisime ühes pargis, kus oli hästi palju linde ja me tõmbasime selle siutsäpi. Ja siis vaatasime, mis linnud seal oli ja need lilled ja asjad on sellepärast, et kõik õitses. Ja siin on mul see, et need vöötrajad tõu, sellepärast, et seal olid vöötrajad, olid osad sellised vikerkaare mustriga siis tehtud igalt poolt äärte pealt ja külgede pealt ja nii edasi. Et sellised asjad, mis ise mulle tähendavad midagi, osad pildid, osad sellist, ma arvan, see on päris lahe meeldetuletus sellest reisist. Vot. Ja siis paned niimoodi kinni, hops, tuleb tuju, teen jälle. Aga ma nüüd mõtlengi vahepeal, mis ma teen ja siis ma teen ära selle meie tänasest kaubamajakast käigust leheküljed. Ja siis, jah, ma ei teagi. Nii. Nüüd ma sain selle tänase päeva selle ka valmis. Nüüd mul ümber siin on kõik asjad igal pool laiali ja nüüd teen selle kokku ja hakkan siia kaunisse kleepsuvihikusse siis neid kleepse tõstma igalt poolt nendest poolikutest asjadest ümber. No nii, vanainimesel selg kange. Telefoni mälu hakkab täis saama. Noh, teie näete kiirenduse peal osasid asju, minu jaoks on siin mingid pooletunnised klipid umbes. Aga, no normaalne, et üks juba kukkus ära. Aga ühesõnaga, et ma panin ta parema koha peal, ma loodan, et et see toimib ka. Nüüd nii nagu ta toimima peaks. Nüüd ma korjan asjad kasti, aga siin muud põnevat enam ei olegi. Täitsa mõnus oli, väga mõnus oli meisterta. Vanainimesel on muidugi selg kange. Aga igal juhul... Tossu, mis viga on? Tahad tulla tere ütlema või? Kas sa tahad minna? Kui ta on nagu paha, tule siia. Opadi. Tossu ei taha tulla. Kui Tossu on pahane, siis ta trambib, ta kõnnib nagu nii kõvasti. Tümp. Et see on täiesti jõhker. Ja nüüd on Pepper ka siin. Pepper on kade. Ühesõnaga Tossu tuli siuke trampimisega. Ma ei tea, ta on väga pahane. Ilmselt tal on söök otsas või midagi. Ma lähen kohe vaatan. Nii. No, sina. Opadi. Nii, tere. Loomad, ühesõnaga, otsustasid, et nüüd on minu aeg läbi ja nüüd on nende aeg. See on hea, et meil kass ja koerad läbisevad hästi. Aga... kuhu ma jäin, tõmban kokku selle vlogi siin ja aitäh, et sa olemas oled ja ma loodan, et sul on kõik hästi ja näeme juba mõne päeva pärast. Tšau! Ja nüüd aga jah,
pean ta panema mingi parema koha peale. Aga ma loodan... Wow! Klaaslaud.